Joone järgimine on siis selline ala, kus sul on ette joonistatud mingisugune rada. Valge platsi peal on must joon, mida mööda siis robot peab sõitma. Tüüpiline lahendus on selline, et sul on 2 mootorit, rida andureid. Nende andurite põhjal siis juhid neid mootoreid ja kuidagi niimoodi siis ühte mootorit kiiremaks tehes, teist pidurdades robot siis navigeerib ennast läbi selle raja. Kuidas see Robotexil toimib, on see, et sul esmalt on siis kvalifikatsioon, kus kõik sõidavad aja peale, sul on 2 katset sõita aja peale nii ruttu kui võimalik ja siis neist valitakse kõige kiiremad välja, kes siis hakkavad omavahel duelli pidama. Et siis mõlemad sõidavad omal rajal ja siis vahetatakse rajad ära, ehk siis kes 3 sõidust 2 võidab, siis see saab järgmisse vooru edasi, kuni siis lõpuks selgitatakse välja see kõige kiirem ja kõige järjepidevam robot. Et siis sellel alal loeb kindlasti ka peale kiiruse, ka järjepidevus, see, et nagu robot ei ole suuteline seda tegema jessu peale ainult 1 kord. Kuidas joone järgimisse lähtuda? See on väikerobotite maailmas siis F1. Su robot peab olema piisavalt võimas, aga piisavalt kerge, ehk siis power to weight ratio peab olema maksimaalne. Tavaliselt millest siis lähtutakse ongi see, et sa pead leidma selle oma massi kohta võimalikult head mootorid ja siis sinna vastava aku juurde leida. Kuidas see ehituse protsess siis käib, on see, et sa alati vaatad, otsid välja need kõige paremad mootorid ja asjad, mis sul on vähegi võimalik leida. Ja siis tüüpiliselt loogika poole pealt ei ole esmaste robotide jaoks ei ole mitte midagi keerulist vaja välja mõelda. Sul on lihtsalt ongi, et anduritest tuleb info, mille sa siis arvutad mingi valemi järgi välja, mida siis vastavalt need mootorid tegema peavad. Hea tava on alati see, et andurit panna võimalikult kaugele ette, selleks, et nagu seda reageerimisaega oleks mootoritel võimalikult palju. Üks reegel on kindlasti see, et kui robot sõidab joone pealt välja, siis on juba diskvalifikatsioon. Sellepärast ongi hästi oluline, et vaadata võimalikult palju ette ja robot teaks võimalikult täpselt. Ja samamoodi saab seda asja teha keerulisemaks tarkvara poole pealt, et kuna läbisõit on mitu korda, siis on võimalik seda rada proovida meelde jätta näiteks. Üks asi siis kindlasti veel, mida teha on, et võib-olla mootorid panna kui mass keskme suhtes võimalikult laiali, sellepärast, et kui robot sõidab, siis rattad on hästi koos, siis mootor on kiirem teisest 50 pööret, see mõjutab juba päris palju, kui nad on laiali, siis nii palju ei mõjuta. Ehk siis sul on see kaar, mida see üks ratas teise suhtes sõidab, on piisavalt suure raadiusega, ehk siis nad ei, kui mootorid on tasakaalust väljas, siis see aitab kindlasti kaasa sellele, et robot jõuaks reageerida sellele ja samamoodi, et siis kui sul mootorid tüüpiliselt liiguvad umbes 3000 pööret näiteks, siis seal mõjutada see 50 pööret ühes teises suunas on küllaltki keeruline nii koodi poolt kui kõige poolt, lihtsalt see elektrooniline riistvaraline puudus tekib tavaliselt vähemalt seal alguse poolel, odaval poolel, et kui minna hästi kalli elektroonika peale, siis see on kindlasti võimalik, aga see ei ole seda väärt. Mida ma ütlen kindlasti roboti ehituse kohta on see, et asjaga tuleb tegeleda, et selles mõttes, et kui sa ei tea midagi, see ei ole selline kohene esmane takistus, et ongi teha, et uurida võimalikult palju ja panna võimalikult palju aega sinna alla ja sellega päriselt tegeleda, et niimoodi käte peal istudes ei saa mitte midagi. Samamoodi ongi, et kuidas mul oli see esimene robot, et kui ma sõitsin, 2 kuuga ehitasime valmis, see oligi, et me panime sinna ikkagi neid tunde alla ja oligi, et mõni nädalavahetus tuled, istud terve pika päeva lihtsalt selleks, et proovida erinevaid algoritme ja mida iganes, et mida kindlasti teha on see, et mitte karta, sellepärast, et kõik on võimalik, ka nendes paremates robotites võivad tulla vead sisse, neil võivad asjad mitte nii hästi välja tulla ja selles mõttes, et mitte miski ei välista seda, et just sinu kõige esimene robot on see, mis võidab Robotexi 2017.